Ma olen maa õhus tuules. Ma olen maa järves jõeves. Ma olen maa tules põledes. Ma olen maa kullas säärades. Ma olen maa õhus tuules. Ma olen maa järves jõeves. Ma olen maa tules põledes. Ma olen maa kullas säärades. Я земля у повітрі, я земля у вогні, я земля у воді, я земля у моєму серці. I am the earth in the air I breathe. I am the earth in the water streams. I am the earth in the fire's heat. I am the earth in my heartbeat. Yo soy la tierra en el aire. Soy la tierra en el agua. Soy la tierra en el fuego. Soy la tierra en mi corazón. Je suis la terre dans l'air et le vent. Je suis la terre dans les eaux guérissantes. Je suis la terre dans le feu brûlant. Je suis la terre dans mon cœur unifiant. Ma luban ma sinne hoiame. Ma kõnnin ma sinu väedel. Ma luban ma sind me kuuleme. Ma tänan ma sind su külluses. Ma luban ma sind me hoiame. Ma kõnnin ma sinu väedel. Ma luban ma sind me kuuleme. Ma tänan ma sind su külluses. Ma olen maa õhus tuules. Ma olen maa järves jõeves. Ma olen maa tules põledes. Ma olen maa kullas säärades. Tere hommikust, kallid naised! Selle lauluga, see on meie programmi nimi, laulja oli ka sel aastal World Clean Up Day nimilugu, kus Birgit oli ka Ukrainas kohal ja seda siis üle maailma laulmas.
See on meie tänane ajakava. Oleme juba alustanud ja võib-olla üks asi, kes ei ole kirja pannud ennast veel töötubadesse, seda infot saate siis kohe lõunapausi alguses ka teha. Ja siin on need töötoad, ruumid on ka kirjas, et muidu on kõik ülejäänu toimub siin saalis. Mina olen Ester Eomois ja olen päevajuht, nii et kõikide küsimuste puhul tulge julgelt minu käest küsima ja püüan hoida seda nii ajalises programmis, oleme juba väikese väljakutsega praegu, aga saame ilusti hakkama. Jaga kindlasti tänase päeva muljeid, oma kogemusi ka sotsiaalmeedias. Aitäh kõikidele, kes tänase päeva meiega koos veeta soovivad. Ja kutsun siia ja palun suur aplaus Siiri Tiivits-Puttanen. Kus see Siirikene meil nüüd läks, sa oled täitsa olemas. Ja Siiri on siis selle programmi algataja ja eestvedaja ning ka Eena Roheklubi looja. Suur aitäh sulle, teeme ühe suure aplausi. Nagu mina ütlen, partner in green, nii et ole hea, sõna sulle. Aitäh, Ester, sulle. Partner in green. No nii, alati ma pean esinema pärast seda laulu. Ja te juba, kes teate, siin programmis on olnud, et siis tuleb ikka nutt kurku, et aitäh Birgit ja aitäh Triin selle imelise esituse eest. Et 4. aastat see laul meil käib ja laulu saamislugu oli ju see, et tegime programmi, siis tuli tunne, et on vaja laulu ja ühel hetkel astusid Birgit ja Marii väljadaga, Birgit Täht ja Marii väljadaga meie klubisse ja niimoodi see laul sündis. Nii et õhtupoole kuuleme seda veel, siis juba meie YouTube'i kanalilt, kus on siis hästi suur muusika taustal. Aga nüüd on aeg rääkida sellest, et selle aastane programm hakkab läbi saama. Et jätkutegevused tulevad veel aasta lõpus, aga kokku me enam ei saa. Täna me jagame tunnistusi ja mis siis on sel aastal juhtunud ja mis on üldse sellel 5 aastakul juhtunud, sest lõppes praegu 5. hooaeg. Et me oleme siis korraldanud seda sündmust 5 hooaega ja see sai alguse Eena vabatahtlike naiste algatusest ja eestvedamisest ja samal ajal algatasime Euroopas samasuguse liikumise ja tänaseks oleme jõudnud siis PPW Internationali lavadele ja 15. oktoobril toimub siis ülemaailmne esimene rohesaadikute koolitus. Nii et sinna siis kuuluvad PPW Internationali kõik klubid, kes sinna liiguvad või tulevad. Meil on olnud hästi mitu võtmealgatust kogu selle 5 aasta jooksul. Peamised nendest, mis on vast kõige tähtsamad ja mõju loonud, on see, et kui me tegime rohejuhendi, see oli juba 3 aastat tagasi. Ja sellest kasvas välja meie roheettevõtluse portaal, mida täna külastab keskmiselt 6000 lugejat, mis on ka omaette saavutus. Enamus olete need teie, et tõenäoliselt korduvalt, aga seda on väga, väga vahva vaadata. Nii et need on meie esimesed suuremad sammud. Me lõime kohe alguses, kui me programmi lõime, maapäeva kampaania ja maapäeva kampaania kasvas siis Eestist välja sellisel kujul, et sellel aastal jagati seda kampaaniat ja anti lubadusi sellise numbriga, et üle 1 miljoni oli reach. Need numbrid on ägedad, eks? Kuidas me neid loeme? #GreenPPW, #EarthDay, #GreenWoman. So, nii et niimoodi on see edasi läinud, kohe tahan inglise keele peale edasi minna. Meil on täna 3. konverents, roheliselt on võimalik. Me kanname täna seda ka üle, nii et kõikidele ülekande vaatajatele tervitused siit saalist. Meil on avatud alati viimased korrad ka mess, nii et tänavune mess on väga põnev. Ma loodan, et kõik on juba jõudnud läbi käia. Lõuna ajal on pikem paus, et seal shopata ja vaadata ringi, et toetada Eesti ettevõtlust ja et pärastpoole, kui me juba liigume ka tordisöömise poole, siis on samamoodi mess avatud. Nii et palun vaadake ringi, toetage meie roheettevõtjaid. Me oleme teinud 2 memorandumit. Ühe siis 2023 ja väike keskmine ettevõtja 3K, kohalik, kestlik, konkurentsivõimeline alus sai valmis siis selle aasta maapäeval koostöös EVEA, E-kaubandusliidu, Põllumajanduskojaga.
ja see algatus on läinud sellisesse liikumisse, et me oleme tänaseks loomas väikeettevõtjate mõttekoda. Ja Ille Nakurt-Murumaa EVA eestvedaja on täna siin, hiljem teeb ettekande, aga tema istub ka siis riigijuhtide laua taga, kes siis esindab neid meie väikeettevõtjate arvamusi ja soove. Ja mis siis nüüd selle aasta programmist head rääkida? Kui naised üksteist toetavad, siis imed juhtuvad. Olin nädal aega tagasi ka Nordic Business Forumil oma eeskuju või oma inspiratsiooni kuulamas Simon Sinekit. Ja see meenutas mulle hästi seda, et kui ta rääkis sellest, et kõik juhid peavad olema täna hoolivad, siis kui meie alustasime oma programmiga ja panime talle nime, oli roheline ja loomulikult tuli sinna juurde hooliv. Tuleb olla hooliv oma organisatsioonis, oma peres, oma kogukonnas, oma inimestega. Ja seda me oleme selles programmis läbivalt kõik need 5 aastat kandnud. Seda kõike on toetanud meil Coca-Cola fond, kes on meie koostööpartner ja juba 3. korda siis ta seda programmi toetab. Ja teine hea toetaja, kes meil läbi aegade on olnud, on EBS, kus me siis täna oleme. Alustasime siis detsembrikuus selliselt. Kõik ootusärevad, rõõmsad. Täna paistab ka, on samasugused rõõmsad näod ees. Meie eesmärgiks oli siis teha, et laiendada ja toetada üle-eestilist roheettevõtjate kogukonda, kes loob ja arendab rohelisi ning jätkusuutlikke ettevõtteid või soovib oma olemasolevat ärimudelit kestlikumaks muuta. Oli üks pool. Ja teine pool sel aastal Ester Eomoisi eestvedamisel tuli rohesaadikute koolitus, kus siis oli eesmärk luua ja arendada ning inspireerida mikro-, väike- ja keskmise suurusega roheettevõtjate oskusi, kes tegutsevad oma kogukondades jätkusuutliku elu ja ettevõtluse eestkõnelejatena. Mis siis statistika näitab? Top valdkonnad, mood, tekstiil, käsitöö, ikkagi naised, konsultatsioon, ilu ja tervis, keskkond ja jäätmed on need põhiteemad, millega meie programmi tuldi. Keskmine vanus on meil 30–45. Ja võin ka öelda seda, et ma pean nüüd siit vaatama, mul on natukene slaidid väiksed, et töötajad on meie hulgas, olid siis, kui me alustasime 60% ja 35% ettevõtjad. Ja OÜ oli kogu sellest rahvast meil siis 78,5%. Ja nagu te näete, Tallinnast, Lõuna-Eestist pea sama palju, Harjumaalt 17% juurde, aga kogu ülejäänud Eesti annab siis suurema osa, mis oligi ka meie programmi üks eesmärke, et mitte ainult olla Tallinna-keskne, vaid üle-eestiline. Mis me siis ära tegime? Me moodustasime 26 rohetiimi. Täna me anname välja 154 tunnistust roheettevõtjatele. Me anname 30 tunnistust välja rohesaadikutele. Meie webinaaridel on osalenud ning järele vaadanud üle 2000 osaleja. Ärikiirendi Facebooki grupis on 190 osalejat ja meie suures grupis on tänaseks 990 inimest. Ja portaali kogukonnast ma juba rääkisin. Meie uudiskirja saab kuiselt 3200 pluss lugejat. Ja sel aastal me osalesime 3 raadiosaates, 1 telesaates, avaldasime 3 artiklit Peavoolu meedias ja olime ka alles hiljuti ESG Impulsi podcastis. Ja kokku kirjutasid meie ägedad rohesaadikud meie portaali 30 artiklit. Kõik ei jõudnud kokku täpselt numbritega lugeda, et 30 pluss artiklit. Ühesõnaga, kuidas teile tundub see 9 kuud? Kuidas on? Oleme ägedad olnud, jah? Teeme aplausi! No ja siis meenutuseks, et te saaksite endale pai teha. 6 meistriklassi, rohesaadikute meistriklassid. Ester iga kord vedas, erinevad külalised, väga põnev. Tegime läbi 4 3-tunnilist roheettevõtluse töötuba. 1 nendest oli siin samas saalis, 3 olid online. No oli ikka väljakutse 3 tundi seal istuda, eks ole. Aga saime hakkama ja tulemused olid juba esimestest pitchidest näha. Nii et ikka toimib ka see mudel hästi. Tegime 7 webinari, et väga mitmeid Marko, meie tänane tehnikahaldjas või tehnikavõlur siis ütleme, toetas ja aitas need teha hästi ja ägedaks ja mõnusaks, et neid on hea järgi vaadata. Ja 5 mentorakend toimus meie ägedate mentoritega. Mentorid, palun tõuske püsti.
No nii, aplaus. Anneli ka. Aplaus. Ja kokku sai tehtud ka 42 üks-ühele mentorlust. Et aitäh kõikidele, kes usaldasid. Nagu ma eelnevalt rääkisin, kes tahab ja ei ole sellest midagi kuulnud, tehte QR koodiga pilt. Et 22. aprillil siis toimus kohaliku väikeettevõtluse kestlik ja konkurentsivõimeline areng Eestis 2030 pealkirjaga sündmus, kus siis me saime kokku põhimõtted, et eelista Eesti kestlikku toodangut, rohkem ringmajandust ja roheinnovatsiooni ja meil on väga vaja tarka e-kaubandust ja eksporti. Ja alla kirjutasid sellele ENA, EVEA, E-kaubanduse liit, Tulevikuuuringute instituut ja Põllumajanduskaubanduskoda. See on vast üks suurima mõjuga sündmusi sellel aastal, mis me ellu kutsusime ja mida on kajastatud mitmel pool nii sotsiaalmeedias kui ka peavoolumeedias. Me liikusime suvel pausile, aga kaua ei suutnud üksteisest eemal olla. Näete seda melu seal, jah? Kellel on meeles, ilus soe suveilm, Janet, kus sa oled? No super korraldus, Pidula Veikpaart, aitäh sulle veel kord. Lii, Maarja, Ester tegid koolitusi ja lõppkokkuvõttes kogu see imeline Saaremaa jäi meie DNA-sse, ma arvan, eriti kui me tagasi tulime ja Riina oli meile korraldanud väga palju erinevaid külastusi. Ja see ilus mererand ja see soolane vesi ja soe vesi. Tahaks tagasi sooja. Aga ega me siis endale aega ei andnud. Ma lähen natukene üle olulised asjad. Et ega me siis endale aega ei andnud. Et järgmine nädal kohe Anneli Aer tõuse püsti. Anneli Aer pani kokku sotsiodraama. Näete meid kõiki seal, kes me oleme. Kõik Eena-Lannad ja Kai ja Ille siis mujalt. Et panime kokku sotsiodraama, kuidas tappa väikeettevõtjat, nähtamatud valupunktid ja lahenduste otsingud. No leidsime lahenduse, eks ole, kuidas tappa. Täiesti tapetakse, eks? Ei, tegelikult nii hull ei ole. Et see oli selline hästi põnev ettevõtmine ja kes soovib, vaadake palun roheettevõtluse portaalist järgi, et seal saab ikka palju nalja ka. No nii, ja mis see siis programmi mõju on? Proovin lühidalt kokku võtta. Et ühiskonnale, alati peab mõtlema, et mis see kogukond siis saab. Võimestasime naisettevõtjaid, võtsime ette SDG 5 sooline võrdsus ja SDG 13 kliimameetmed. Need tõime päriselusse, ehk meie naised oleme muutuste käivitajad ettevõtluses. Kui ma tegin oma uuringut siin 1,5 aastat tagasi, 80% roheettevõtjatest on naised ja siin me näeme seda sama. Me mõjutasime väike- ja keskmiste ettevõtete kaudu majandust. No, meid on ju 90%, jah. Oli see number 90%, palju VKE-sid on. Me tõstsime teadlikkust keskkonnateadlike praktikate osas ja tõime kestlikkuse ja ringmajanduse tööriistad väikestele ka kättesaadavaks. Ja meie 3K ühispilt. Kohalik, kestlik ja konkurentsivõimeline. Õiglane konkurents on vajalik. Ja õnneks on see täna väga korralikult ka pildis. Et Eestis on keeruline hetkel Aasia kaubandusega, kui sellest poolest rääkida. Aga seda kõike saab meie portaalist lugeda. Nii, meil on siis need samad 30 koolitatud rohesõidikut, 154 ettevõtjat, mul on väike tüpo siin, mida me tegime meistriklassid töötoad, et see on see programmi mõju. Ja avalikud dialoogid, mis tõid siis nähtavale väikeettevõtjate valupunktid. Ja vast programmi suurim mõju ongi see ühise keskmise teadmiste huubi roheettevõtluse e-portaali loomine ja et meie teadmised ei jää siia sündmustesse, vaid nad liiguvad ettevõtetesse. Ja mõned õppetunnid, mis me kaasa võtame. Tõenduspõhisus versus loosungid, mõõdikud, prototüübid, kliendi tagasiside, need vähendavad rohepesu ja suurendavad usaldust. Kogukond versus üksikpingutus, rohetiimid, rohesaadikud, see on järjepidevus, mis viib päris tegudeni. See, kui täna saab programm sellel aastal otsa, see ei tähenda, et ei peaks edaspidi suhtlema ja kokku saama. Me oleme omavahel kõik ühes listis ju olemas ja ühes grupis olemas. Me saime ka õppetunni, et kohalik väärtus vajab aina enam kaitset. Ille vast räägib sellest edaspidi rohkem. 3K arutelud seda näitasid.
Ja kindlasti me saime seda teada ja õppisime, et digiosklus plus AI on täna kiirendi, aga mitte eesmärk, aga ilma selleta enam ei saa. Kuidas hoolivus muutub tulemuseks? Care mudel, mida me õppisime. Community, võrgustik, seesama meie hea ja huvikaaslaste tugi, kohalikkus. Accountability, vastutus, mõõdikud, tõendid, avalik lubadus, mida teeme 90 päeva jooksul. Regeneration, taastav loogika, ehk siis disaini paranda taaskasuta ringvood ja empati, oma kliendilugude kuulamine, jagamine, selgitused hinnale, päritolule, remondile ja tagasitoomisele. See ongi see care, see on see hoolivus, roheline ja hooliv. Ja suurim võit on nähtavas muutuses, tõendatud sammud, mida kogukond üksteisega jagab. Meie teekond näitas, et väikesed järjepidevad teod loovad usalduse ja toovad partnerid laua taha. Ja ma lõpetaksingi sellega, et tegelikult ei ole meil 3K, vaid on 4K. Meil on kohalik, konkurentsivõimeline, kestlik ja kaasav kogukond. Aitäh teile! Roheliselt on võimalik. Kallis Siiri, suur aitäh sulle, suur aitäh. Tänamise aeg on lõpus, aga suur aitäh. Ja. No selle peale kohe ei tea, kohe peab sisse hingama, välja hingama, kestlik ja kaasav. Nii me tahame olla. Annan nüüd sõna EVA juhile Illele, kes natuke avab seda väike ettevõtet. Nii, ma proovin rääkida siia mikrofoni. Tere kõigile ja aitäh, et mulle sõna andsite. Kõigepealt lisaks sellele, et ma olen EVA juht, olen ma ise ka mikroettevõtja. Minu tegevusvaldkond on küll võib-olla mitte nii pehme ja loodussõbralik. Ma igapäevaselt nõustan ettevõtjaid ja organisatsioone, peamiselt suuri ettevõtjaid, aga ka väiksemaid sellistel üsna spetsiifilistel teemadel ohutusest, kuidas tõlgendada näiteks kemikaalimäärust või kantserogeenide direktiivi, kuidas parandada ventilatsiooni ja viia see vastavusse haiglale esitatavate nõuetega või kuidas metallitööstuses töötajate ohutuse tagamiseks erinevaid meetmeid rakendada. Nii et minu töölaua taga enamasti koos minuga veedavad aega mehed millegipärast, sest nendes sektorites, kus mina nõu annan, põhiliselt liiguvad mehed. Aga täna ma tahaks hoopis rääkida sellest, kuidas siis kestlik kohalik, konkurentsivõimeline ja tegelikult ka kaasav väike ettevõtlus on üldse võimalik või kas ta on võimalik, kas kipub sinna utoopia valdkonda või on siin midagi pistmist ka reaalsusega, et mida me ise ettevõtjatena, naisettevõtjatena saaksime teha või peaksime tegema selleks, et see tõepoolest oleks päriselt võimalik. Ja tegelikult tõsiasi on see, et meil on 3 suurt sellist takistust või väljakutset, mis tuleks kuidagi ületada ja mis need 3 suurt sellist takistust on, mis meie teel on, kui me väike ettevõtjatena siis tahaksime olla kestlikud, tahaksime olla samal ajal ka konkurentsivõimelised, sest ettevõtlus on ju ikkagi selline ärimudel, loomulikult võib ka heategevusega tegeleda ja mittetulundusühingu vormis tegutseda, aga kuidas siis olla ikkagi konkurentsis ja püsida pildil ja kuidas olla kogukonnakeskne või kohalik, et kuidas seda kõike siis ikka päriselt sinna ärimudelisse ära mahutada. Ja mis seal salata, kui ma selle teema peale mõtlesin ja seda ette valmistasin, siis päevselge on ju see, et kõige kriitilisem asi on alati vahendid. Ja vahenditest või nendest ressurssidest tahaks esikohale tõsta kindlasti aja. Aeg kui kõige piiratum ressurss. Me kuulsime siin ka hommikul, meile räägiti rohekoolitustest, et tuleks registreeruda rohekoolitustele ja
ja täiendada oma oskusi ja nii edasi. Aga mis meid takistab tavaliselt sellele rohekoolitusele minemast või ma ei tea, kellegagi nõu pidamast või kas või veebis mõnda huvitavat loengut kuulamast? Meil ei ole aega. Eriti kui me oleme mikroettevõtjad, siis me teeme ju kõike ise, me oleme hunt kriimsilmad, me täidame kõiki ülesandeid, mis ettevõttes iganes võiks tarvis olla. Lisaks on meil pered, sõbrad. See tähendab seda, et aeg on alati see kõige piiratum ressurss. Ja tegelikult, kui me käivitame mingi ettevõtte, ükskõik mis valdkonnas, siis õhinapõhiselt tegutsedes, algul on selline suur idee, meil on väga hea mõte, meil on mingisugused arusaamad, mida me peaksime tegema, aga niimoodi õhinapõhiselt me ju kaua tegutseda ei saa, sest isegi kui tõesti on väga suur ja üllas mõte, siis ööpäevas on ikka 24 tundi. Ja see tähendabki seda, et me vajame tegelikult selle õhinapõhiselt käima lükatud projekti edasiarendamiseks ressurssi, enda aega ja raha, aga ka teiste aega ja raha, sellepärast et üksinda väga kaua ei purjeta. Ja tegelikult nende ressursside alla lähevad siis ka kõik võimalikud juba sellised reaalselt rahas mõõdetavad investeeringud, enda aega me reeglina rahas ei mõõda, aga kõik võimalikud rahas mõõdetavad investeeringud kestlikesse lahendustesse, olgu need siis mingisugused tehnoloogiad, olgu need siis mingisugused, ma ei tea, kas või täiesti uued lähenemised mingisugustele, siin kuulasime, kuidas on võimalik mööblit toota millestki, mis võib-olla tavaarusaama järgi ei ole üldse väärtuslik tooraine või kuidas on võimalik, ma ei tea, tekstiilitööstuses või moemaailmas taaskasutada, aga see kõik vajab ikkagi teatavaid investeeringuid, kas või tehnoloogia arendamisse. Nii et aeg ja muud ressursid on alati see kõige suurem takistus. Järgmisel kohal kindlasti teadmised ja oskused. Ja teadmiste ja oskuste olemasolu aitab meil ka ressursse paremini kasutada ehk oma aega paremini kasutada. Aga kuidas siis nüüd sellest takistusest üle saada? Ja kui ma vaatan mikro- ja väikeettevõtjaid ka EVEAs, meil EVEAs on ju ettevõtjaid väga erinevatelt elualadelt, mehi ja naisi, ma ei tea, tootmine, iluteenindus, tervishoid, konsultatsiooniärid ja nii edasi, majutus ja toitlustus pealekauba, et tegelikult tihti nendel mikroettevõtjatel kõige suurem puudus ei ole mitte sellest oma valdkonna spetsiifilisest kompetentsist, et see, kes peab majutusäri, ta teab suurepäraselt majutuse maailmast. See, kes peab toitlustusäri, suurepäraselt valdab seda sisulist teemat. Aga või kui juuksur või kosmeetika avab oma äri, siis ta oma valdkonda tunneb suurepäraselt. Aga just need üldoskused ja loomulikult ka need toredad digipädevused, millest siin juba juttu oli, eks ole, et AI ja kõik muu, et need on tavaliselt need asjad, mis nendel mikro- ja väikeettevõtjatel saavad nagu takistuseks. Ja täna on isegi juba nende digipädevuste osas niisugune tore asi nagu tehnostress, teate, et see, et ma ei saa kuskil konverentsil oma slaidi käima või see, et mina piinan konverentsi korraldajad sellega, et kõik teised on saatnud slaidid korralikult õigeks ajaks ära ja mina saadan täna hommikul pool tundi enne konverentsi algust, sest ma lihtsalt ei tulnud ajaga toime. Et see on see nii-öelda tänase maailma põhimure, et meil on see tehnostress sellest, et me peame sellest digimaailmas orienteeruma ja see käib meil lihtsalt ka ajalises plaanis üle jõu. Et kuidas sellega toime tulla, kust saada need üldoskused, et tore on küll, et ma saan minna sinna rohekoolitusele, et Euroopa Liit rahastab ja Harno pakub, aga kust ma selleks aja leian? Kes mul ülejäänud asjad ära teeb sel ajal? Ja tegelikult nende kompetentside osas, see viimane, mis ma siis sinna slaidile kirjutasin, kuidas närida läbi ennast nendest regulatiivsetest piirangutest, tohutu mass igasuguseid reegleid, bürokraatiat, ükskõik mis valdkonnas ma tegutsen, olen ma toitlustaja või tahan oma väikest hambaravikabinetti avada või kosmeetikasalongi. Tohutu hulk mingisuguseid reegleid ja piiranguid.
Kas ma tean neid kõige viimaseid? See, kui ma oma äri alustasin, siis olid mingid reeglid, aga vahepeal on 2 aastat mööda läinud ja tegelikult nii Euroopa Liidust kui meilt Toompealt on tulnud veel riburadapidi uusi reegleid juurde ja siis koputab ametnik uksele ja ütleb, et kuule, aga sul need reeglid on kõik täitmata. Et tegelikult need kompetentsid on mikro- ja väikeettevõtjal tihti see, millele ta alla vannub, ta kas lihtsalt püüab ilma nendeta kuidagi hakkama saada, sest ta oma eriala või seda sisulist tegevust valdab hästi, kuni ta lõpuks siis murdub. Ja viimane asi, mis ei ole võib-olla siis nii palju selline takistus kui just lahendus, on see, et mikro- ja väikeettevõtjate jaoks ainus võimalus konkurentsis püsida tegelikult. Ja seda kestlikku ja kohalikku ettevõtlust või tootmist arendada on koostöö. Ükskõik, kuidas me seda nimetame. Nimetame me seda ühistuliseks tegevuseks, nimetame me seda koostöövõrgustikeks, kas või see sama, eks ole, ettevõtjatest naised kogunevad ja vahetavad mõtteid ja muresid. Et see koostöö tegemine on ainus võimalus. Vastasel juhul ei ole meil mitte mingisugust šanssi suurte ettevõtjatega rinda pista ja nende rahvusvaheliste korporatsioonide, kuidas ma ütlen, turult endale natuke neid leivapalukesi noppida. Et need tarneahelad, kust me saame materjale? Kas keegi üldse müüb mulle mingisugust materjali? Sest ma olen nii pisike, kes viitsib nii pisikesega üldse äri teha? See on tõesti mõttetu. Kas on võimalik kuidagi koos mingisuguseid kokkuleppeid sõlmida tarneahelas? Ärimahud. Just eile istusin minister Keldo juures ettevõtjate ümarlaual ja kuulasin jälle seal mitmete erialaliitude puhul seda, et need väikeettevõtted on täiesti mõttetud. Nad ei suuda tagada mingisugust stabiilset mahtu. Nendega üldse mõtet mingit äri teha, nendega üldse mõtet arvestada. Et kuidas tagada seda, et me väikeettevõtjatena, kui me ühes sektoris tegutseme, omavahel aru saaksime, et me ei ole tegelikult klassikalises mõttes konkurendid, vaid me peaksime panema seljad kokku selleks, et üldse turule pääseda, selleks, et üldse keegi võtaks meid kuulda, selleks, et me saaksime koos pakkuda mingisugust võimalust, et kui ühel mikroettevõttel parajasti mahud langevad, et siis teine suudab selle augu ära katta ja seetõttu meil ei teki selle suure partneri ees sellist võlgnevust. Ja need samad turunduse ja müügikanalid, ka virtuaalsed, et lihtsalt neid tulebki koos pakkuda ja meie näiteks EVEAS ka nüüd saime valmis sellise uhke IT-arenduse, kus me siis hakkame oma liikmetele ja loodetavasti ka teistele mikro- ja väikeettevõtjatele pakkuma sellist turunduskanalit. Sellist, ütleme, e-poe tüüpi niisugust, et väikeettevõtjalt väikeettevõtjale ja just see turunduse ja müügi organiseerimine ühiselt. Minu arusaamist mööda on see tõesti ainus lahendus. Siin on mõned mõtted veel slaididel kirjas. Ma usun, et need slaidid saavad teil ka kättesaadavaks ja siin selline tabel, mida siis saate ka hiljem siis slaidide pealt üle vaadata, kus ma siis nendele samadele väljakutsetele pakkusin ka mingisugused väikesed lahendused ja need esimesed sammud, kuidas hakata liikuma. Et kuna me oleme ajagraafikust pisut maas ja loomulikult rääkida võiks ju palju, et siis ma usun, et te siit leiate häid mõtteid, aga tähtis on see, et me peame ühiselt tegutsema. Vastasel juhul meil ei ole võimalik selles karmis maailmas ellu jääda ja oma kohalikku äri edendada. Ilusat päeva ja ma olen kindlasti ka siin liikumas, et kui kellelgi mingi mõte, mida ma praegu välja ei öelnud, siis lihtsalt astuge juurde, küsige, lugege EVEA lehelt või võtke muul moel ühendust. Aitäh ja ilusat päeva kõigile! Nii, sellise hea mõnusa energiaga siit lähemegi kõik edasi. Algab meie konverentsi esimene paneel. Esimese paneeli teema on kestlik ettevõtlus. Minu hea kolleeg Kellast, Kestlike ettevõtete liidust, ütles ühel päeval mulle, et kui sa tahad, et su äri kestab aastaid, võib-olla põlvkondade üle, siis tegelikult on seda võimalik teha ainult kestlikult. Järgmisena räägib oma loo meile Eeva. Eeva on tulnud selliselt toredalt kaugelt saarelt ja tema ettevõtte nimi on Planeet Ruhnu.
See on Ringsu rand Ruhnu saarel. Ruhnu on üks eraldatumaid saari Eestis, mis linnulennult asub 90 kilomeetri kaugusel Pärnust, 70 kilomeetri kaugusel Saaremaalt. Aastaringselt elab seal umbes 60 inimest. Selles samas rannas on peagi igal aastaajal meri puhtunud kaldale suured haisvad adruvallid. Samuti on see suurepärane kalapüügikoht. See rand on minu jaoks väga tuttav, sest Ruhnu saarel ma ka üles kasvasin. Minu isa on kalur, tänaseks on minust saanud kalur. Kuid ma tean midagi, mida paljud veel ei tea. Ja nimelt seda, et see sama haisev adru on tegelikult värskena, hõrk, kasulik toiduaine, millest paljud Eesti kokad juba täna oskavad teha suurepäraseid roogi ning neil on ainult üks mure, kust seda vetikat saada. Minu vetikakasvatuse teekond sai alguse, kui kohtusin oma elukaaslase Mihkel Urmetiga. Koos hakkasime elama kalurielu, juhtisime kohalikku kultuurimaja, pidasime Greengi ökokohvikut. Meil sündis laps ja sündis ettevõtte nimega Planeet Ruhnu. Tahtsime siis ja tahame ka täna oma elu jäädavalt saarega siduda ning nuputasime viise, kuidas see võiks hakata välja nägema. Ajalooliselt elasid saarel hülgekütid ja kalurid, kuid tänapäeval pole kumbki tegevustest päriselt jätkusuutlik. Mihkel aga oma töö käigus tutvus juhtiva merebioloogi Jonne Kottaga ning väga vaimustus vetikakasvatuse kasutamata potentsiaalist Eestis. Jonne oli juba teinud ka esimesi katsetusi, mis olid paljutõotavad. Vetikas on keskkonnasõbralik toiduallikas, vetikate kasvatamine ei vaja väetist, magedat vett ega põllumaad. Vetikad kasutavad ära mere looduslikke toitaineid, millest Läänemeri on üleküllastunud, mis on seega tõsine murekoht. Seega, kasvatada maitsvaid vetikaid ja aidata sellega kaasa merekeskkonna taastamisele kõlab nagu hea plaan. Jonnest sai meie mentor ning koostööpartner ning peagi sündisid esimesed vetikasumpade joonised. TalTechi insenerid tegid selle joonise põhjal peagi ka päris projekti. Sumbad on mõeldud olema 3 meetri sügavusel vees. Sumba diameeter on 7 meetrit. Sumpa hoiab vee peal ümmargune ujuv sõõrik. Vetikad kasvavad ja paljunevad võrkkotis, mille saab pealt lukuga kinni tõmmata. Sellisel meetodil saab kasvatada mitte kinnituvaid liike. Selline näeb vetikasump välja mere pealt vaadatuna. Parempoolsel pildil on näha seemnevetikas. Kasvatus näebki välja selline, et kevadel korjame looduslikult kasvava seemnevetika, paneme selle sumpa ning kui talle seal sobib, siis ta hakkab paljunema ning kasvama. Algne plaan oli hakata kasvatama nii ulva intestinaalist, rohevetikat kui fuukusvesikuloossust ehk põisadru mitte kinnituvat liiki, kuid sel aastal jõudsime siiski ainult fuukust testida. Mai lõpuks olid mõlemad sumbad vees. Esimese sumba panime kokku koos TalTechi Kuressaare kolledži sinimajandustudengitega Mereinstituudi Kõiguste välibaasis. Teise sumba veidi hiljem Ruhnus Norkeldi lähistele. Kõik oli ikkagi veidi keerulisem, kui alguses lootsime, kuid sumbad vahepealsete mõningate parandustöödega töötasid. Kuid uut sumpa disainides oleme juba paljuski targemad. Veel enne, kui jõudsime ise vetikaid kasvatama hakata, korjasime neid metsikult ja hakkasime mõtlema välja võimalikke tooteid. Näiteks koostöös Beninukiga tegime vetika džinni, teeme kimchi vetikaga, kasutame vetikaid küpsetistes ja kalapuljongis. Oleme tutvustanud kodumaiseid vetikaid toidumessidel, teinud vetikatoitude töötubasid. Ruhnu vetikas on olnud tooraineks näiteks aastakoka võistlusel ning seda on pakutud presidendi kantseleis Albaania riigi peale. Vetikal on tõesti suurepärased maitseomadused, soolsus, mineraalsus, umaamisus, rääkimata muidugi tervisele kasulikest omadustest, omega-3 rasvhapetest, vitamiinidest, mineraalidest. Kasvatusmeetodid Läänemere tingimustes vajavad veel arendamist, kuid oleme teinud alguse. Täna on nii fuukus kui ulva Eesti inimesele toiduna pigem võõrad, kuid usun, et 10 aasta pärast see enam mitte.
Ruhnu vetikas on teel ka juba Tallinna mainekatesse restoranidesse ja see on põnev. Tänan Eenat ja kõiki äriarendusprogrammi panustajaid. Olete olnud sellel teekonnal suureks toeks ja inspiratsiooniks. Aitäh! Nii, nüüd räägib Natali meile teadlikust sisedisainist. Mina olen sisekujundaja ja ma võtsin endale missiooniks populariseerida sisekujunduse olulisust. Ja täpsemalt teadliku sisedisaini olulisust. Me teame, et kõik, mis meid ümbritseb, kannab infot. Värvid, vormid, tekstuurid, faktuurid, kõik esemed, kõik kannab informatsiooni. Ja seda informatsiooni me saame tajuda eelkõige läbi silmade. Et on olemas andmed, mille põhjal, et kuni 90% informatsioonist me saame läbi silmade. Et sellepärast on ülioluline kõik see, mis meid ümbritseb ja kõik see, mida me näeme. Sellest aspektist lähenevalt, et me räägime, et sisekujundus ehk minu teema on väga oluline igale inimesele. See on oluline kodus, sest me oleme seal suurima osa oma ajast ja see on oluline ka tööl ja kontoris, sest seal me viibime kuni 8 tundi ja võib-olla isegi rohkem päevas või ööpäevas. Ehk võib julgelt öelda, et kuni 16 tundi päevas me näeme midagi, mis meid iga sekund mõjutab. Nii et on oluline, et see, mis meid mõjutab, oleks õige. Sellest ma kirjutan raamatu, mis ilmub järgmisel kevadel. Me teeme koostööd ühe väga kogenud psühholoogiga. Ja sellest raamatust ma tahan rääkida, avada seda teemat sügavamalt ja täpsemalt. Ja üldse ma tahan rääkida sellest teemast inimestele. Aitäh! Aitäh, Natali! Ootame põnevusega seda raamatut, kuidas teha disaini, sisedisaini nii, et see mõjuks sulle psühholoogiliselt tervendavalt. Ja siit edasi ongi hea minna. Merle räägib meile vaimsest tervisest, vaimse tervise praktikatest ja tema on oma ettevõtte üles ehitanud sellele. Tere! Mina olen Merle ja mul on tõeliselt suur rõõm jagada oma ettevõtluse teekonda teiega. Kõik sai alguse sellest, et tegelikult oli üks suur selline vastuolu, ühel pool klassikaline, kognitiivne, teaduspõhine psühholoogia ja teisel pool siis alternatiivsed lähenemised, nii nagu juba hommikul sai kõlatud, et ega need alternatiivsed lähenemised ei ole eriti selles maailmas teretulnud ja sealt ka see suur konflikt minus, minu väljaspool mind, sest jah, pead ju kuidagi sobituma keskkonda ja samas võib-olla ütlema endale ei sageli ja just nimelt vormima ennast millegi järgi, kellegi järgi. Ja sealt see selline algus ja mõte ka minu firmale, loovale muutumisele.
see on olnud aastatepikkune teekond ja nüüd, kui siis sai alguse see selline roheettevõtlus, siis ma alustasin selliselt tasandilt, et ma tegelikult ei suutnud mõelda, et kuidas ma siis selle rohelise või kestlikkuse selle oma tegevuse sisse kirjutan. Ja tõeliselt palju on olnud väljakutseid selle aasta jooksul. Kui ma veel suvelaagris ütlesin, et tehniline pool on nagu minu raskus, siis, sest ma olen ise praktik, siis täna ma saan öelda, et ma olen läbi närinud sellest kõigest. Mul on koduleht, kus ma seal toimetan, automatiseerin, AI on sageli väga hea kaaslane. Ja turundus, kui see varasemalt võib-olla oli, ütleme siis selline natukene pähemäärimise tundega, siis täna olen ma mõelnud, just palju on kõlanud ka siin see sõna väärtus, et ma püüan pakkuda väärtust. Ja võib-olla kõige olulisem selle protsessi juures või selle teekonna juures on tegelikult see minu enda areng. Ja ma olen pannud tähele seda, et minu närvisüsteem mängib olulist rolli. Sest ma ei saa ennast lükata sinna, kus ma võib-olla praegu veel ei ole valmis olema, ma vajan aega. Kui siin ennem oli just juttu, et aeg on oluline, siis aeg on oluline kõigepealt endasse vaadata, endaga kooskõlas olla. Ja sealt ka võib-olla see selline, kui eelnevalt oli vastuolu klassikalise ja siis holistilise või alternatiivse vahel, siis täna seda enam ei ole. Ma olen nimetanud seda polüteraapiaks, kus saabki inimestele kasutada just seda temale olulist tehnikat. Ja siin on minu vision board, kus siis tõesti püüakski pakkuda seda terviklikku vaadet kestlikule muutusele. Ja täna ka juba päris mitmed sellised olulised sõnad läbi käinud, nagu alustame vastutusest. Vastutusest iseenda elu eest, sellest, mida ma teen. Ja keskmes on ikkagi see inimene. Vastutusest oma muutumise eest, sest sageli meil kipub olema, et tahame leida selliseid kiireid lahendusi ja otsime siit ja sealt, aga võib-olla järjepidevusest jääb võib-olla mõnikord puudu. Aga oluline on see ühendus üksteise vahel, ühendus kõrgema vahel, usaldus iseendasse ja sellesse, mida ma pakun. Ja kindlasti väga oluline lasta lahti minevikust, lasta lahti nendest uskumustest, mis meid enam ei hoia, mõtteviisi muutumine. Ja kogukond on käinud läbi, aga inimene on kogukonna üks esimene osa, eks ju, et kui me räägime ühiskonnast, see on nagu see suur kogukond, kõige väiksem kogu või see kond on perekond. Ja inimene on üks osa sellest perekonnast ja me teame, et kui ühel pereliikmel on halvasti, siis see mõjutab kogu kogukonda. Ja kogukond, oktoober on vaimse tervise kuu, ma ei tea, kas olete kuulnud, aga on, ja selle aasta teema on just hooliv kogukond, tervem ühiskond. Ja väga tugevalt on just tulnud välja see mõte ka, et kogukond on loomulik ravi inimesele, kuulumine kuhugi. Ja minu väga suur selline, kuidas ma siis ütlen, soov või just nagu kogukonna baasilt ja siis teine väga tugev selline, mis mind innustab, on just nimelt siis närvisüsteemiga töö. Nii et selle ma olen pannud, no nii, pärast saate siis näidata, aga just nimelt sooma hingamine on siis see, millist kogukonda ma püüan luua ja veebipõhist kogukonda. QR-koodiga saate siis vaadata sealt, keda huvitab.
ja just kuidas ühendada terviklikuks kogukonnad läbi iseenda üksikinimese. Aitäh! Nii, me oleme nüüd jõudnud hea energia sellesse kohta, kus meil algab paneel arutelu. Palun kõigil roheettevõtjatel tagasi tulla, Merle, Natali, Eeva, Ille, Anu ja Helen. Sättige endale toolid ja mõnusalt ringi, siis saate ilusti, nad on praegu pandud kontserdi järgi. Ja Anu ka, palun. Ja on aru saada, et oli palju rääkimist. Annangi sulle selle mikrofoni, sa võid sellega ilusti alt, võid siis kõrvale anda, kui tundub, et on mitu mikrofoni. Nii, sa võid selle anda kohe Helenile. Helen, kes ei ole täna oma lugu saanud veel rääkida, teeb siis sissejuhatuse ja räägib endast ja oma tegemistest. Palun, Helen. Aitäh sulle, Anneli. Mina olen tõepoolest merebioloog. Aga ma juba viimased 10 aastat mõtlen, et millise tiitli ma sinna panen, eks see tiitel on üldse oluline, sest tänasel päeval loodusteadlased peavad tegema väga erinevaid töid. Kui väga paljud räägivad viimasel 5-6 aastal sellisest rohepöördest või kuidas olla kestlikum, siis mina aastast 2016 tegin sellise pöörde, et läksin õppima miinimummahus majandusaineid, et aru saada, kuidas üldse tavapärane majandusmudel töötab, kuidas ökosüsteemi teenused seal sees toimivad. Selle mõiste koha pealt ma kasutan seda võimalust, et viisakas inimene seda sõna ökosüsteemi teenus tänasel päeval enam ei kasuta, et on ökosüsteemi hüved. Et loodus ei ole meile selleks siia ümber loodud, et ta meid kogu aeg niimoodi teenindaks. Aga minu taust on tõepoolest ikkagi bioloogi, keskkonnateadlase ja väga-väga loodusinimese taust. Ma arvan, et ma olen selle kaasa saanud juba oma kodust, et kui ilmselt paljud teist teavad või on kuulnud sellist vanasõna, ma arvan, et see on vanasõna linnastunud inimeste poolt, et ära karju, ega sa metsas ei ole. Minul isa ütles, et metsas ei karjuta, sellepärast et siin elavad loomad ja linnud. Ja kuidagi minu alateaduses on see kogu aeg olnud, et tõepoolest, see on ka ju kellegi kodu. Ja sealt siis oli hästi loogiline ilmselt minna edasi õppimagi seda loodusteaduslikke aineid, ka füüsikat ja keemiat, mis näiteks majandusest arusaamisel on väga palju mind aidanud. 18 aastat tagasi läbi isikliku vajaduse, kui sündisid mu esimesed lapsed, lõin koos sõbrannaga, kes on ka samamoodi keskkonnaalase taustaga, ökopoe Roheline vihmavari. Müüsime kaupu, mida me oleme sisse ostnud. Ühel hetkel ma sain aru, et see on kõige primitiivsem ettevõtlusvorm, mida teha. Ja ma leidsin, et see ei ole vist ikka minu tee. Siis hakkasime sealt tootma kosmeetikatooteid, lapsega koos kasvavaid beebiriideid. Ma olen mõelnud, et huvitav, miks keegi siiamaani ei ole seda, meie panime oma poe kinni, ma võin ette öelda, et huvitav, miks keegi ei ole seda kasvavaid riideid nagu üle võtnud seda ideed, et ma võin jagada seda, kui keegi tahaks teha. Ja selle tavalise müügi kõrval ma leidsin, et selle oskusteabe edasiandmine on võib-olla palju olulisem. Et siis saab igaüks ise otsustada,
milline mõju tal on maailmale, et kas valida kosmeetikatoode tavaline või selline, mis on minu kehale selline, et ma võin põhimõtteliselt teda sisse süüa, et ta on ohutu minu lastele või ka mu vanematele või vanavanematele, on ju, kellel on samamoodi keha palju tundlikum kui ütleme sellisel täisjõus inimesel. Ja siis tekkis juurde sinna veel üks teine koolitusettevõte, tänasel päeval väike- ja keskmistele ja tegelikult ka nendele, kes on suuremad, jah. Oleme nõus tegema ka ESG platvormi ja aruandlust, aga me võtsime vastu otsuse, et me teeme seda ainult automatiseeritult, sest nii nagu seda tänasel päeval on tehtud need esimesed 3 aastat, see ei ole jätkusuutlik. Reklaamin siin kohe ka tänast ühte töötuba ESG Tools. Ma väga-väga loodan, et see annab sellise lihtsa võimaluse, kuidas inimene, kes mitte midagi sellest ei tea, saab ka selle aruandluse tehtud ja veel saab edasi ka minna niimoodi, et elu oleks kestlik. Aga kõike seda tegevust on ikkagi toetanud see töö Tartu Ülikoolis, minu keskkonnateadlik haridus. Võin vahemärkuseks veel öelda, et ma olen Eesti esimese vetika ja karbifarmi omanik, selle sama Jonne Kottaga, keda juba nimetati. Ma pean küll ka seda ütlema, et kahjuks on see teadusfarm, et see ei ole mu isiklik, aga kogemus sellest on olnud päris tormiline, et tõepoolest, et need vetikad ja karbid on ära müüdud juba enne, kui tootmine on käima läinud. Aga kuidas teha seda tootmishüpet? Ma ei tea, kuidas teil seal Akzo Nobelis on, et laua taga mõeldakse välja, kuidas ideaalne oleks, kui kaua läheb aega sellest, et jõuda suurtootmisesse. Minu esimene teadusartikkel 30 aastat tagasi oli nende samade karpide filtreerimise kohta, mille teadmisi me nüüd kasutame selles karbifarmis, et teaduses mõnikord on väga-väga pikk see tulemus ja eduaeg. Aitäh, oli hea ülevaade, tõesti, et sellest esimesest ideest teostuseni võib minna väga pikk aeg ja teaduses tõepoolest on need... Alati, aga võib juhtuda nii. Aga siit ma lähekski edasi ja esitakski kõigepealt küsimuse meie juba toimivatele roheettevõtjatele. Et kui siin saalis või ka meid kuulab mõni naine, kes tahab oma ettevõtlust alustada ja teha seda kestlikult ja roheliselt, siis mis oleks selline esimene praktiline nõuanne neile? See võib olla midagi sellist, millesse te ise olete komistanud, midagi sellist, mis kohe õnnestus ja tundus, et vot see on nüüd üks hea idee, et on hea, et ma selle ära tegin. Et Eeva, palun. Ma võib-olla ütleks seda, et kui sa alustad mingi sellise uue asjaga, siis ei maksa alguses loota, et kõik sinu ideedega kaasa, et lihtsalt jätkuvalt ise uskuma oma asja ja siis küll lõpuks ka teised kaasa tulevad. Ja, aitäh. Natali. Meil on siin üks mikrofon, see peab niimoodi toredasti kätte käima. Kas sa saad palun korrata küsimust? Et mis oleks sinu selline hea praktiline nõuanne just nimelt alustavale ettevõtjale? Jah. Ma võib-olla siin annan ebapopulaarse vastuse, et tavaliselt öeldakse, et vaata, mille vastu nõue on või vaata, mida inimesed tahavad ja mina ütlen, et vaata endasse ja küsi enda käest, mida sa tahad teha. Milles sa oled tugev, mida sa tahad teha, mis on sulle hingelähedane ja tee seda. Vähemalt see on esimene samm. Väga hea, et üks ei välista teist. Et õnnestumine võibki tihti tulla sellest, et mis on sinu tugevused ja turul on see asi puud. Ja, et selles mõttes, et see oleks esimene samm, aga teine samm olekski lansseerimine või selles mõttes ümberringi vaatamine juba. Ja, selge. Aitäh. Merle, see on sinu praktiline ettepanek. Jaa, ma olen ka nõus Nataliga, sest mõnes mõttes
see, et istuda korra maha, leida see ruum, see vaikus, kus saab see uus idee nagu juuri ajada mõnes mõttes, on see mõte just, et sageli me ootame, kui me seemne mulda paneme, siis me ootame kohe seda rohelist välja, aga enne seda on ikkagi see, kus see idee hakkab juuri ajama, et aeg on siin, et anda endale aega ja vaikust. Ja, aitäh, et head praktilised nõuanded. Vaata enda sisse, anna endale aega, ole enda suhtes hooliv ja küllap siis eduga tuleb. Anu, sa rääkisid meile trendidest, natukene ka ajaloost, megatrendidest, näitasid päris drastilisi slaide. Aga kui sa nüüd vaatad tulevikku aastasse näiteks 2035, mis on täitsa teistsugune kui praegu, inimesed, kes elavad hoopis teistsugust elu, siis mis on sinu need 3 sellist, ma ütleks nagu innovatsiooni, mis saaks seda maailma ikkagi nii palju parandada, et meie lastel oleks siin ka tore elada? Issand, kui lihtne küsimus. Ma arvan, et esimene asi, mis on üldse eeldus, on ühiskonna innovatsioon. Ja see on niimoodi 3 etappi, kuidas muutust juhitakse. Inglise keeles on awareness, alignment, action, et kõigepealt on siis teadlikkus. Siis on teadlikkus nii suurel tasemel, et inimestel on võimalik selle teadmise taha joonduda. Ja siis on võimalik juba hakata ette võtma reaalseid tegusid. Et see awareness, alignment, action, nii et ühiskonna innovatsioon teadlikkuse osas, et me oleme omavahel üheselt kokku leppinud, et meil A on probleem, B me võiks seda lahendada. Neid 2 kokkulepet veel ei ole. Nii et ma arvan, et jah, esimene innovatsioon võib-olla peaks olema see ühiskonna innovatsioon teadlikkuse tõusmises. Teine on roheenergia, 3 on taastuvad materjalid. Aga ma laiendan seda, sest või siis teine variant, roheenergia, tohutud emissioonid ja keskkonnamõju tuleb sellest, et meil peab olema tuba soe. Me tahame sõita, autoga liikuda ja me tahame, et meie kaubad liiguks tarneahelates. Ja seda on väga raske nulli viia. Küll aga nüüd nähakse, et 30 aasta perspektiivis on võimalik siiski ühise kokkuleppe eeldusel jõuda selleni, et hakata struktuurselt fossiilse kütuse tarbimist vähendama. See tähendab siis seda, et kui me 30 aastat toodame roheenergia allikaid, tuulegeneraatoreid, päikest, vesinikku, tuumaenergiat ja teeme need seadmed selliselt, et elutsükli lõpus on võimalik need materjal monteerida, ringile saata. Sest täna ju tuulegeneraatorid kaevatakse lihtsalt maasse, me ei oska komposiitmaterjali utiliseerida. Ehk et 30 aasta perspektiivis jätkuva distsipliini ja töö ja otsuste investeeringute valguses võiks olla potentsiaali struktuurselt fossiilse kütuse vähendamist näidata. Ja tekstiil. Kui mina saaks, ma keelaks üldse kogu kiirmoe ära. Et A, meil ei ole teda vaja. B, tohutu keskkonna jalajälg. Et võib-olla toasooja me ei saa ära keelata, liikuvust me ei saa ära keelata, süüa me tahame, vett meil on vaja, aga kiirmood. Miks? Et see on üks nii-öelda suur keskkonnamõju, mida on võimalik tegelikult väga väikese valuga maha keerata. Aitäh! Aitäh! Ma küsin Ille sinu käest ühe sellise natuke intrigeeriva küsimuse. Sinu liidus, väikeettevõtjate assotsiatsioonis on palju väikeettevõtjaid ja palju tegevaid ettevõtteid, kes tegelikult iga päev
väga tõsiselt näevad vaeva, et jõuda päeva lõpuks kasumisse. Mis on nende motivatsioon ja ja kuidas nemad üldse nagu mõtlevad selle peale, et ma teeks oma äri nagu kestlikult ja ma lõpuks ikkagi suudaksin ära toita oma perekonna, suudaksin pakkuda tööd ja oleksin selle juures ka veel mitte lõpmatult väsinud, mitte stressis ja mitte õnnetu. No tegelikult see on, ma ei tea, vähemalt miljoni, võib-olla miljardi dollari küsimus, kuidas väikeettevõtja kõikide nende asjadega toime tuleks, mida sa nimetasid. Ja tõesti, kui ma vaatan ka EVEAS meie liikmeid, kindlasti on neid, kes tulevad sellega suurepäraselt toime ja eks see sõltub natuke ka võib-olla sektoritest, kus ettevõtjad tegutsevad, aga tegelikult see võib-olla soovitus, kuidas väikeettevõtjad sellega paremini toime tuleksid ja seejuures ikkagi päeva lõpuks oleksid ka ise rõõmsad ja enda pere jaoks olemas ja ühiskonnale täisväärtuslikud kodanikud. Et tegelikult võib-olla need asjad, mis on ettevõttega alustamiseks või ka siis ettevõttes toimetamiseks tarvilikud, aga mis ei ole otseselt sinu põhitegevusega seotud, niisugused tüütud kõrvalised tegevused, ilma milleta ei saa. Et kui sa tahad alustada oma äri, siis sul on vaja mingisugust ruumi ja sul on vaja sõlmida ruumi üürileping või sul on vaja teha selline võib-olla algul pisike ja algeline, aga siiski mingi koduleht, et ennast tutvustada maailmale ja siis sul on vaja võib-olla sõlmida mingisugune leping kellegagi mingisuguse tooraine või ka teenuse ostmiseks ja nii edasi. Ja kujutage ette, kui kõik, kes me siin oleme, igaüks meist peaks hakkama eraldi selliseid asju nuputama. Et tegelikult minu soovitus on see, et need asjad, mida sa ei pea ise tegema, sa saad kasutada kellegi teise tehtud, kes on selles asjas hea. Et kindlasti ongi soovitus vaadata nende organisatsioonide, ükskõik kas ta on EVEA, on ta mingisugune konkreetse valdkonna erialaliit, mis iganes. Tihti need organisatsioonid pakuvad oma liikmetele täiesti tasuta selliseid asju. Sa saad sealt hea üürilepingu põhja, sa saad sealt mingisuguse müügi või ostumüügilepingu põhja. Seal on võib-olla keegi, kes teeb sulle valmis selle algelise kodulehe ja nii edasi. Ehk ära kuluta oma aega ja energiat sellele, et kõigepealt käia kuskil kursusel, kuidas teha WordPressi põhjale koduleht, siis sa proovid seda kodulehte ise teha, siis ta ei hakka tööle, siis sul tulevad hallid juuksed ja lõpuks sa ei tahagi oma äri enam alustada. Et need asjad, mida on võimalik ära kasutada kellegi teise loodud, mis on hea ja mis on väga sageli sulle täitsa tasuta kättesaadaval, et ära kuluta oma aega nendele, säästa oma aega, sest uskuge mind, hästi palju räägitakse sellest, et tööandjad peavad töötajate vaimsest tervisest hoolima ja töötajate läbipõlemine on kutsehaigusena täna täiesti loetelus ja nii edasi. Aga väikeettevõtja läbipõlemisest ei räägi reeglina mitte keegi. Ja olles ise seda kogenud, mina alustasin mikroettevõtjana umbes 15 aastat tagasi, ma olin tol ajal 3 üsna väikese lapse ema ja tulin suurest organisatsioonist, kus oli pealt 4000 töötajat, tulin töölt ära ja hakkasin siis ettevõtlusega tegelema. Kui ma täna tagasi sellele ajale mõtlen, ausalt öelda võib-olla enam uuesti ei julgeks ja kui mul ei oleks olnud suurepärast abikaasat, kes mind kõrvalt toetas, Anu siin ka väga kenasti ütles, kuidas mees hinnapakkumisele nii-öelda lihtsalt nulli juurde kirjutas, et nii ongi, et teine soovitus on ikkagi see, et anna endale armu igas mõttes, et säästa ennast ja siis tuled toime. Jaa, väga hea, et nii kui sa sellest WordPressist ja kodulehe tegemisest rääkisid, ma tulid väga selged pildid silme ette ja minu enda ettevõtte koduleht seisab nüüd nii, et ma olen isegi Google'is ära peitnud, eks ju, et keegi seda ei näeks. Et tõesti kõike ei tasu ise teha, täitsa nõus. Ja alati me ütleme naisettevõtjatele, igal ettevõtluskursusel õpi küsima enda teenuste eest raha. See on see on 1/3, eks. Et seda kahjuks oskavad naised natuke vähem teha, aga iga korraga läheb paremaks. Nüüd ma küsin, Helen, sellise küsimuse sinu käest, et kuna teadlastele reeglina tavaliselt ikkagi on oluline see, et
pead saama neid tulemusi mõõta. Me võime nagu lõpmatult rääkida, et see on roheline ja see on kestlik ja see on jätkusuutlik ja kuidas sina näed, et me saaksime ikkagi nagu reaalselt mõõta, et selle ettevõtte tegevus on kestlik ja see on pigem siis ütleme lihtsalt jutt. On sul mõned head tööriistad anda? Kas see on selgelt mõõdetav, kui ettevõte teeb mingisugust, kas pakub teenust või veel enam kaupade müügil ja ta hindab ära, et tema kahju keskkonnal on väiksem kui konkurendil või tavalisel sama valdkonna ettevõttel. Või veel enam, mis on tegelikult tänase päeva siht peaks olema, mitte vähem haiget teha, vaid parandada seda, mida me oleme juba rikkunud, taastada seda keskkonna osa, mida inimene oma tegevusega on kehvemaks muutnud ja need asjad on kõik mõõdetavad. Teine küsimus on nüüd see, et kas me mõõdame seda teaduses, mis võib tihtipeale olla väga palju erinevaid metoodikaid. Mina teen seda ühtemoodi, näiteks USA teadlased teevad seda hoopis teistmoodi. Või see on siis riiklikult või näiteks Euroopa piires kirja pandud, kokku lepitud. Kuidas me hindame seda, et seda ökosüsteemi või seda looduskeskkonda on ettevõtjate poolt väga hästi hoitud? Kui palju liike seal on, kui mitmekesine on see võrgustik, mis seal looduskeskkonnas edasi kestab? Või milliseid liike, kes sinna peaksid normaalselt kuuluma? Kui palju me oleme oma tegevusega suutnud neid sinna juurde tekitada. No rääkides nendest samadest vetika- ja karbifarmidest, nad tegelikult ühel kõige olulisem Läänemere kontekstis, mida on ka võimalik jälle mõõta. Läänemeres on tohutult palju üle lämmastikku ja fosforit. Me saame välja arvutada, mitu tonni ja mitu kilogrammi lämmastikku ja fosforit iga farm merest võtab. Et need on kõik täiesti objektiivsed, mõõdetavad, mitte subjektiivsed. Siis näiteks seda karbi ja vetika farmi on võimalik kasutada selleks, et me saaksime näiteks sinna selle kalafarmi panna, mis muidu oleks tohutu keskkonna reostusega, kuigi siin on ka niimoodi, et oleneb, mida me neile süüa anname. Et juba kui disainida ettevõtte selliselt, et algusest peale mõelda, kuidas ma saan teha paremaks, kelle häda ma leevendan, keskkonna häda leevendan ja siis ma panengi selle juba oma äriplaani sisse, et kuidas ma mõõdan seda. Muidugi paremad on numbrid kui sellised subjektiivsed, eks ju, et nüüd on meil parem keskkond, kui oli eile. Ja paremad on numbrid kui lihtsalt nagu tunnetus. Eeva, ma küsin sinu käest, sa teed tõesti, ütleme siis, jumalast maha jäetud saarel oma äri. Mulle millegipärast see Ruhnu saarest tehtud film kajastub, kui ma nagu Ruhnu peale mõtlen, aga tegelikult muidugi mitte. Et seal on kõik, ma olen kuulnud, ma ei ole seal ise küll käinud, aga ma olen kuulnud, et see on erakordselt tore. Aga sa teed oma nagu äri sellisel väikesel saarel. Kuidas on võimalik ja kuidas sa oled teinud nii, et sinu tegemised on ulatunud kaugemale sellest saarest ja sa oled nagu, ja sa teed seda kestlikult ja sa oled saanud sellise nagu jõu sisse? No võib-olla esiteks juba see, et ma ei tee seda üksi, et ongi ikkagi tiim ja juba alguses teadlik suund, et see ei ole ainult Ruhnus nokitsemine, et see ongi midagi, millega me peamegi väljapoole jõudma, kas või näiteks Läti poole, et juba mitu aastat oleme igasugustes sinimajanduskonverentsidel käinud ja tutvustanud oma lugu ja rääkinud oma plaanidest ja niimoodi kuidagi vaikselt ongi see teadlikkus sellest üldse levinud. Mis see järgmine koht on, kuhu sa tahaksid jõuda? Mis su unistus on? Järgmine samm meil ongi nüüd jõuda sellise väikse tootmishooneni, et kus olekski köögid ja võimalused sees, et kõike seda
toorainet siis ise ka koha peal väärindada, et mitte täitsa lihtsalt nagu saarelt välja viia, vaid ka ise teha koha peal sellest vetikast midagi, et see oleks praegu selline järgmine unistus ja samm, mille poole püüdleme. Väga tubli, aitäh. Kas sul on juba kogemust ka sellest, et kas teadlikult ja läbimõeldud sisedisaini eest, psühholoogidega konsulteeritud sisedisaini eest on tarbija valmis maksma, kas rohkem kui muidu sisedisaini projekti eest või mis see sinu jaoks see turutunnetus on sinu teenusel ja tootel? Siin ma ei näe erilist hinnavahet, et sisekujundus, sisedisain on iseenesest juba teenus, mis eeldab lisakulutusi, ehk vahet ei ole, et millist disaini sa lood. Ja siin ma võib-olla räägiks mitte ainult nagu konkreetselt oma suunast, et teadlikust sisedisainist, mis on nagu põhineb psühholoogiale, vaid me võime siin rääkida ka kestlikkusele nagu üldisemalt. See tähendab seda, et siis on disaini lahendused on kestlikud ja näiteks materjalid on kestlikumad, et me võime siin laiemalt ka rääkida. Ja selles mõttes, et lisakulutusi siin võrreldes tavalise sisekujundusega ei teki. Lisateadmised küll peaksid olema võib-olla. Kas sa tooksid ühe praktilise näite, mis sul on elus ette tulnud, kui sa oled soovitanud oma kliendile just nimelt sellist teadlikku sisedisaini lahendust, et ütleme siis võrreldes sellega, mis ei ole teadlik sisedisaini lahendus, et mul ei ole siin võrdlusmomenti, sest ma teen ainult ühtemoodi. Et selles mõttes ma ei oska, ainuke, mida ma saan öelda, et mõnedest projektidest ma loobun, et kui ma näen, et inimene tahab sükest glantsi ja moodi, mis ei nagu põhine nagu, mis on umbisiklik, võib öelda. Et sellistest projektidest ma isegi loobun. Kas sa vaatad alati ka seda, et mis materjalidest sinu klient on valmis oma kodu sisustama? Ja, just. Kas seda. Ja mis, et kui näiteks esimesel vestlusel, et ma näen, et inimene on väga kinni mingisse konkreetsesse pilti võetud internetist näiteks ja mis ei ole kestlik, ütleme niimoodi. Enamus inimesed vaatavad, ma arvan, Pinterestist pilte ütlevad, ma tahan endale sellist kodu. Ja, seda küll, aga pildil on vahet, et mõned pildid on sellised, mida sa tahad järgmine aasta muuta ja kestlik disain on see, mis jääb ikkagi. Kestlik disain on see, et ta võib-olla on natuke konservatiivsem ja samas ta on ka paindlik, et milles nagu seisneb see kestlikkus on see, et ta jääb pikaks ajaks ja ta ei väsita. Ehk sa saad seda paindlikult võib-olla natuke täiendada, võib-olla muuta ja sa ei väsi sellest nii kiiresti ära. Ehk see on see lahendab ületarbimise ja selle kiire moe probleemi või küsimuse. Jaa, et Merle, kas sa näed, kas ettevõtjatel on täna nagu rohkem sellist vastuvõtlikkust just nimelt vaimse tervise teemades? Ja sellele küsimusele ma võin juba ise vastata, et jaa, on küll, et sellest räägitakse palju, aga kas on tulnud ettevõtjatega teemaks ka nagu kestlik vaimne tervis? No üha enam tuleb ikkagi seda informatsiooni kestlikkuse kohta ja sageli võib-olla see teema, et kui me vaatame uurimusi, siis tegelikult me oleme päris halvas olukorras oma vaimse tervise osas, sest igalt poolt ju kõlab läbi, läbipõlemine, ärevus, depressioon ja
sageli on see mõnes mõttes see teadvustamise küsimus. Ja väga vähe võib-olla Eestis veel räägitakse sellisest, kuidas ma ütlen, närvisüsteemist või enda närvisüsteemi tasakaalustamisest. See on maailmas väga suureks teemaks, aga Eestis seda on vähem. Ja selle üks eesmärk ongi nagu see just, et kuidas ma, kui olen tasakaalus, siis ma teen ka paremaid ja jätkusuutlikumaid otsuseid. Ja kui ei ole tasakaalus, siis sageli ongi see, eks ju, et kiirmood, rämpstoit, sest see on justkui see tasakaalustab nagu seda võib-olla seda sellist emotsionaalset tarbimist. Et see on kindlasti üks teema, ka siin tegelikult me ju täna päris palju räägime, eks keskkonnast, me räägime tootmisest, aga võib-olla me ei räägi nii palju sellest, et selle kõige taga on tegelikult üksik inimene, kes võiks olla tasakaalukas ja just see närvisüsteemi tasakaalukas, et võib-olla kõlab natukene selliselt mingi voodoo, mis ta seal on, aga tegelikult on närvisüsteem esimene süsteem, mis meil sündides areneb, nii et ja samas kõige esimene süsteem, mis läheb tasakaalust välja, kui me oleme stressis. Ma ei tea, kas see vastus andis mingi vastuse, aga... Jaa, ikka. Kui ma olin selle küsimuse ära küsinud, siis ma täiesti mõtlesin, et õigustatud on küsida, et mis asi on kestlik vaimne tervis. Et mina tõlgendan seda täpselt nii, nagu ma ennem ütlesin, mis on kestlik ettevõtlus, on ju. Kui sa tahad, et su vaimne tervis kestaks läbi aja, siis sa peadki sellega nagu tegelema mitte niimoodi, ütleme, võtan 6 kuud antidepressante, tegelikult on nagu päris hea pehme olla, aga 6 kuu pärast otsustan, et mul ei ole neid enam vaja ja ma olen jälle samas kohas tagasi. Et kui oma vaimse tervisega tegeleda pidevalt, siis erinevaid praktikaid kasutades, nii alternatiiv kui klassikalise meditsiini või teaduspõhiste meditsiini vahendite abil üldse ei alahinda ka medikamentide nagu toimet, et see ei ole nagu see koht, aga et vaimne tervis on selgelt täna nagu teema number 1 nii noorte kui vanemaealiste, nii naiste kui meeste elus. Aga nüüd lõpuringis, me oleme väga ilusti ajas. Enne lõunat ma küsin teie käest ja teie kõigi käest, kes või mis on teid teie elus, teie ettevõtlusteekonnal kõige rohkem aidanud? Merle, sinu käes on mikrofon. Sina võid alustada. Minu ettevõtlusteekonnal on mind kõige rohkem võib-olla just nimelt minu vaimsed praktikad ja kindlasti ka need inimesed minu ümber. Ka seesamane kogukond siin, kellele tänulik olla teejuhtidele ja kaaskäijatele ja võib-olla siis nüüd selle viimase aasta jooksul siis meie väike grupike, rohetiimike, kellele on saanud ka päris palju jagada ja häid mõtteid kuulda. Mind on aidanud isikuomadused, sellised nagu järjepidevus ja usk iseendasse, ma arvan. Et see on väga oluline, sest sellel ettevõtlusteekonnal ikka tuleb väga huvitavaid asju. Ja et kõige huvitavam minu jaoks sellel ettevõtluse teekonnal oli enese tundma õppimine, üldse arusaamine, kes ma olen. Ja enese juhtimise õppimine. See oli põhimõtteliselt, see oli see, kuhu ma praeguseks olen jõudnud. Anu, ma saame aru, et raha küsima õpetas sind sinu mees, aga mis sind on veel aidanud? Või kes? Ma ei oskagi tähtsuse järjekorda panna, aga tööeetika, töödistsipliin, töötunnid,
minu abikaasa, oomega-3 rasvhapped ja magneesium. väga hea. Kui sa küsisid seda, siis esimene, mis mul pähe tuli, ma ütlen selle teisena, aga sisulise poole pealt ikkagi need teadmised, et kui ma tean, mis materjaliga ma töötan, mida ma tahan teha, kuhu ma tahan jõuda ja erialaliselt ma saan aru, mida ma teen. Et siis on ikkagi päris hea ressurss ja võimalus juurde õppida, kui midagi ei tea. Ka minu abikaasa on olnud minu eraettevõtete, ma ei oskagi talle nime anda. Ta paneb ka vahel 2-0 sinna juurde. Aga ka tööalaselt ülikoolis me töötame tandemina ja siis need inimesed, kes on seal ümber, nii ülikooli, ega ülikoolid tänapäeval töötavad ka nagu eraettevõtted tihtipeale. Projektist projektini. Et need inimesed ja teadmised on ikkagi minu jaoks need võtmesõnad. No ma mõtlesin selle peale kindlasti selleks, et minust üldse sai ettevõtja või need omadused, et ma saaksin olla ettevõtja, on kindlasti pärit minu vanaemalt, kes oli selline kange sõrvenaine, kes muidugi on juba 30 aastat teispoolsuses, aga kes andis mulle eluks ühe väga olulise põhimõtte, et niikaua kui käed-jalad on otsas ja püssimees selja taga ei seisa, saab alati hakkama ja see on ettevõtjaks saamisel võib-olla üks kõige olulisem põhimõte. Ja muidugi minu perekond ehk minu abikaasa ja 3 poega, tänaseks 3 pojast 2 on juba täisealised ja 3. on täna 15. sünnipäev. Ehk nad on inimesed, kes alati tulevad appi. Ja lihtne näide, ma olin nädal aega tagasi Jõgeval ühel konverentsil esinemas ja kui ma kõne lõpetasin ja tahtsin autosse minna, et kiiresti Tallinna järgmisele üritusele sõites, ma vaatasin, et mu autoga on midagi juhtunud ja ma ei saa autot käima. Mida ma teen? Mul on 24/7 autoabi abikaasa näol. Helistasin, kallis, ma olen Jõgeval, kus sina oled? Ja ta tuli kohale, putitas mu auto, võttis selle endale, andis mulle enda oma ja mul oli jälle päev päästetud. Ja tegelikult ettevõtjana sul ei olegi, mikroettevõtjana sul ei olegi teist võimalust. Kui su pere sind ei toeta, siis sa ei saa mitte millegagi hakkama. Ja mina ütleks ka, et kindlasti pere, tuttavad ja selline oskus, mida on pidanud palju arendama endas, et tõesti abi küsida ja kõik need konsultandid ja mentorid, mis on võimalik, et kõigest osa võtta, et neid igasuguseid koosolekuid ja asju on ikka päris palju olnud, mis tegelikult on väga aidanud. Ja, aitäh. Hille, me saame aru, et siis 15 aastat tagasi oli sul hoopis teistsugune päev täna. Ja, et alati me soovime sünnipäevalastele palju õnne, aga tegelikult on ju kõige suurem tegija selle asja juures ema ja isa. Et palju õnne, Hille, lapse 15. aasta sünnipäeva puhul. Ja kui ma võtan nagu kokku, mis mind on nagu kõige rohkem elus ja ettevõtja teekonnal aidanud, on peretoetust ma üldse ei alahinda, et mul on 26-aastane tütar, kellega ma peaaegu kõik oma karjääri ja erialased otsused nüüd viimased 5 aastat läbi konsulteerin. Hea on saada sellise noore inimese vaade sellele oma otsustele juurde. Aga vähe tähtis ei ole ka tegelikult sõbrad ja kaaslased. Mina oma siis sellise palgatöötaja teekonna lõpetasin ära umbes, või eelmine aasta mitte umbes, või täiesti täpselt 1. aprillil 2004. Nüüd küll septembris läksin uuesti palgatööle, aga sellel ajal oli mul nagu ülitugev toetus just nimelt oma kaaslaste ja sõprade poolt, kes aitasid mul minu enda ettevõtte üles ehitada, kes kaasasid mind erinevatesse projektidesse. Nii et ma siinkohal kutsun teid kõiki elus mõtlema selle peale, et tegelikult sõprade ja kaaslaste suhted on nagu üliolulised, mida tuleb hoida igas eluetapis. Nii, kas äkki keegi näiteks publikust tahab küsida meie panelistide käest mõne intrigeeriva küsimuse?
meil on selleks täna täiesti aega. Ja, Helen, palun. Küsin siis tõesti intrigeeriv küsimuse, et igaüks lühidalt ütleks, mis on tema kõige suurem rohepatt. Mina võin öelda, et neid mähkmeid sai liiga palju kasutatud. Minu, vaieldamatult kõige suurem rohepatt on see, et mina ja minu auto oleme täiesti lahutamatud. Me ei ole kunagi üksteisest kaugemal kui 200 meetrit. Mul on objektiivses mõttes kindlasti liiga palju kingi ja kleite, aga kuna elu on olnud juba üsna pikk, siis ma nüüd olen avastanud, et ma saan selga panna uuesti need asjad, mida ma kandsin tagasi. Ja ma ei pea praegu uusi ostma. Mina vist pean ka ikkagi nüüd autost rääkima. Me oleme abikaasaga väga palju mõlemad koos kodukontoris ja me käime vahel lõuna ajal söömas kohalikus kohvikus Saku Sukaasis. Ma ei tea, kui keegi teab, super hea kohvik. See on meile ülilähedal. Ja siis, kui ilm on nagu külm ja vihma võib-olla lubab kunagi tund aega hiljem ja siis ma ütlen, et lähme autoga. Ja siis mul abikaasa ütleb, et lähme rattaga, keegi meist peab ESG-ga ka tegelema. Ja nii et ma arvan, et ka minu auto. Mina ikkagi pean printima projektid paberile. See on esimene asi ja see vist ikkagi jääb. Ja teine asi on see, et andmed kogunevad arvutisse, neid ei saa ka nagu kohe kustutada, nad peavad säilima. Ja võib-olla veel üks asi, mida tooks välja, et materjalid kahjuks ei ole kõik kestlikud, et praegu pean kasutama ikkagi seda, mis on olemas ja on võimalik. Aga protsessis ikka muudab asju vaikselt. Mina ka ei ole väga originaalne, tõesti auto on see, mis on vajalik kaasa võtta, kuna ma olen ka muusikaterapeut, siis sageli pillide tassimine on alati see teema, mis vajab autot ja ka klientide andmed on minul ka arvutis mingi aeg selles mõttes ja ka ütleme tõesti ka mingeid vahendeid, näiteks nagu paber, eneseväljenduse peegeldamiseks, siis maha joonistamiseks, et ikkagi on neid. Ja minu siis puhtsüdamlik ülestunnistus on see, et mul on väga palju lennutunde kogunenud, nii et mu jalajälg lendamises on väga suur. Aitäh teile, head panelistid, et meie head kaaslased, Maie, on valmis pannud teile väikesed kinkekotid meie toredate toetajate poolt. Ja annan nüüd mikrofoni üle meie päevajuhile. Aitäh, panelistid, aitäh Anneli mõnusalt vedamast ja nüüd on aeg lõunasöögiks. Tähelepanu, mis meil siis veel on? Kõigepealt on lõunasöök, on avatud messiala kella 2-ni, eks ju, meil on kokku 1,5 tundi. Kella 1-st alustame pitchingute teise vooruga siin aulas ning kella 2-st on töötoad ja neid on kokku 4. Kes ei ole veel registreerunud, siis saate ees registreeruda ja seal juures on ka selle töötoa auditooriumi number. Ehk me ei kogune siin ruumis, vaid me kogune juba konkreetselt selles töötoas, kuhu te tahate minna. Töötuba algab täpselt kella 2-st ja kella 3-st oleme siis juba tagasi siin ja läheme edasi järgmise paneelsessiooniga. Mõnusat võrgustumist, mõnusat söömist,
Tort ka. No meil on jätkusuutlikkusest rääkides, jah. Rääkides jätkusuutlikkusest, siis meil on täna 2 torti. See oli nagu alateadlik otsus, eks ju, mitte teadlik otsus. Meil on 2 torti ja et hoida ikkagi sellist ka perspektiivi rannahooajale, alustame tordi söömist juba lõuna ajal. Et teine tort oleks siis pärast õhtul. Nii et head isu ja mõnusat olemist.